Tänane nädalaleht Eesti Ekspress on kohtunud kahe Voldemar Kuslapiga tülitsenud noorukiga ja teinud nendega pika intervjuu. Noored räägivad lehele oma versiooni juhtunust. Teadupärast läks Kuslap pidutsevaid poisse vaikusele keelitama, tekkis tüli, mille käigus üks noormees kaotas sõrmeotsast 3-millimeetrise tükikese. Kuslap jäi kohtus kokkuleppe menetlusega nõusse ja pidi maksma kannatanule hüvitist 50 000 krooni. Estonia selts tegi korjanduse ja kogus Kuslapile vajaliku raha kokku. Aga nüüd siis refereerime teile Eesti Ekspressi vahendusel noormeeste vaatekohta sündmustele. Kriminaalkurjategijaks saanud populaarse laulja Voldemar Kuslapiga tülitsenud 17-aastased noorukid Ralf ja Silver on enese sõnul avalikkuse peale solvunud. Poisid arvavad, et interneti kommentaatorid teevad neile liiga, sest tegelikult on nad hoopis paipoisid. Tol õnnetul päeval jäi Silver üksi koju, kuna tema ema pidi haige õe eest hoolitsema minema. Silver ei tahtnud üksi olla ja kutsus külla 4 sõpra. Poistel oli üks täisealine sõber, kes ostis neile poest õlut ja siidrit. 5 asuti seda kraami Silveri ema korteris diivanil istudes tarbitama. Samal ajal vaatasid poisid televiisorist Garfieldi filmi. Kui see läbi sai, pandi raadio mängima. Poisid kuulasid Spin FM-i, kust ühel hetkel tuli Ralfile väga meeldinud lugu. Mis lugu täpselt, seda Ralf enam ei mäleta, kuid kell oli siis täpselt 23:14. Seda mäletab Ralf täpselt, sest kell oli kohe raadio kõrval. Paari minuti pärast kuulsid poisid uksel koputust. Ralf tõusis püsti, pani muusika vaiksemaks ja läks ust avama. Koridori jõudes aga selgus, et koputaja, kelleks osutus Voldemar Kuslap, on juba omavoliliselt korterisse tunginud. 72-aastane Voldemar Kuslap oli mitte midagi ütlemata Ralfil kõrist kinni haaranud ja teda kägistama hakanud. Samal ajal vedas ta poisi kõritpidi esikust läbi koridori suurde tuppa. Tõukas Ralfi tugitooli ja rägatas: "Kaua see jant siin käib, minge kõik siit ära!" 2 poissi olid selle peale nii ehmunud, et põgenesid kohe korterist välja. Seepeale oli Kuslap haaranud Silveril kõrist ning hakanud ka teda kägistama. Kuslap lükkas poiste väitel Silveri seina äärde pikali. Selle tegevuse käigus tulnud tal suss jalast ära ning Kuslap asus seda otsima. Pärast sussi ülesleidmist lõi ta sellega Ralfi. Poiste väitel hakkasid nemad Kuslapiga korrektselt, teda teietades ja mitte ühtegi vägisõna kasutades suhtlema. Poisid palusid Kuslapil lahkuda ja lõpuks ta seda tegigi, lüües vaheuksed tagant kätt kinni. Uks jäi aga paokile ja Silver tahtis esikusse minna ning proovis ust tõugates avada. Kuslap seisis aga ukse taga ja tõukas vastu. Silver surus ühelt poolt ja Kuslap teiselt poolt. Silveri väitel vahtis laulja samal ajal ukse praos talle silma sisse. Ühel hetkel tundnud Silver näpus valu ja vaatas, et verd tuleb. Näpu otsast paistis valge kont. Silver läks vannituppa ja pani näpu külma vee alla. Kuslap aga läks minema. Poisid sidusid Silveri näpu kinni ja helistasid kiirabisse. Sealt kästi neil ise traumapunkti minna. Samal ajal otsis Ralf Silveri sõrmetükki ja leidis selle lõpuks ukse lukuaugust. Poisid arvasid, et sõrme otsa saab tagasi õmmelda, kuid arstid ütlesid, et see pole võimalik. Ekspress küsis Silveri käest ka selgitust tema blogi kohta, kus nooruk räägib, et tema eluunistuseks on osta endale BMW ja hakata narkodiileriks. Selle peale ütleb Silver, et see kõik oli nali. Nad vedanud sõbraga kihla, kes suudab kirjutada nõmedama ja tobedama loo.